tegelik kaotuse põhjus oli täna paari mehe kaitses suured eksimused ja ka rünnakul ühe mängija paar eksimust järjest, nii et see nagu mõjutas või viiski selle mängu ära. See oli siis veel, kui mäng oli. Neid oli mitu neid mängijaid, tähendab kaitses eksis Kiur väga palju. Ja huvitav noore mehe psühholoogia, et 2 esimest mängu mängib nagu okei, ja 2 järgmist mängu on 0. Aga pinge tõuses. Mis pinge tõuses? Ma arvan. Nii nõrga pinge taluvusega siis ei ole mõtet mängida seda mängu. Siis võib mängida seda kusagil seal Kuremaal. Pärn annab endast kõik väljakul ja täna, kui te vaatate, kuidas ta mängis suurepäraselt. No muidu suurelt, see ma räägin. Aga no Pärn väsib ära teatud hetkel, eks ole, ja ta nõuab ise vahetust, et Pärn on nii vana kogenud mängija, et mõni läheb hulluks kätte, kui ei nõua vahetust ise ja mõtleb, et tal on kõik hästi, et jõudu küll, ja tegelikult see näitabki, et jõudu ei ole, aga Pärn küsib ise vahetust ja siis ta istub ja kuna me mängisime täna vist 7 mehega, lõpus ma ütlesin, kui Taivo sisse tuli, et 8 tuli ka 7 mehega, ongi niimoodi, paratamatult peab paar minutit igal juhul ikka puhkust andma. Aga Traavis mängis jälle nii, ka kehva mängu suhteliselt tema kohta. Et see mingi 10 punkti, see ei ole isegi vähem kui 10 punkti, seal 9 punkti, see ei ole tema jaoks mingi mäng ja 3 lauda, eks ole. Ja seal on ka rünnaku probleemid temal, ta ei suuda nagu palli välja anda, Marjult tahab ikka ise rünnata. Nad tõmbasid kogu taksid pöörama, sealt tuli kohe teine mees tuli peale ja sealt oli raske juba. Loomulikult tuleb pall välja sööta. Kõik teavad, kuidas ta pöörab sealt. Kui ta paar korda õigesti mängis, nii oli Pärn nurgas vaba viskas sisse, oli keegi Roos vaba, eks ole, nii kaua kui Roos sees oli. Ja need kukkusid välja ja siis ei olnudki nagu midagi. Meist iga aasta küsitakse üldse sama küsimus. Ma 10 aastat vastan ühtemoodi, midagi ei saa, mängime edasi. Mitte täna küll, aga järgmisel aastal. Iga aasta keegi ootab nagu, et mis nüüd saab, midagi ei juhtu. Meil on hirm, äkki sa lõpetad ära. Eestis olen nii kaua ei lõpetasid mängu ära.